Kaugatamaa sild on nõudnud palju ohvreid. Päris mitmed mehed on oma ralli seal lõpetanud ning pealtvaatajana jätkanud. Linnalegend räägib seda, et Hiiumaa mees Ats Remmelg oli seal välja sõites rallit vaatama tulnud saarlase õllekotist üle sõitnud. Teetruubi koht on alati piisavalt vaatajaid kogunud, sest see on ka sõitjatele üsnagi keeruline koht, kus auto tuleb laiemalt teelt tulles kitsamale sillale ära mahutada. Enamjaolt see õnnestub, kuid on olnud ka kordi, kus asjad välja nii ei kuku, nagu tahetakse. Üldiselt aga leiavad Eesti nimekad sõitjad selle katse kohta vaid kiidusõnu. See on selline legendaarne, seda on sõidetud nagu mõlemat pidi, et nii nagu sõitjad nimetavad, et kas seda pidi, kus meri on vasakul või meri on paremal, et ta on minu meelest üsna ainulaadne, et mööda mere äärt ja üsna kiire ja samal ajal piisavalt ohtlikke kohti. Et see on jah selline legendaarne kiiruskatse. No mulle Kaugatamaa meeldis, sest see oma 67 ja 8 kurviga selle 10 kilomeetri peal, see oli üsna selline lõbus. Ja nüüd on see natukene seos selle euroga tehtud need asjad kehvemaks, aga kunagi ta oli ikka selline järsem ja lõbusam nii-öelda huvitavam. Nüüd on pehmemaks tehtud nagu see katse. Ja see oma looduslikult selle tee kõvadus ja kõik see lahtine ja kõik see mängis sellist ilusat osa selles rallis. Ei, väga vahva katse. Ta läheb küll nüüd iga aastaga kiiremaks, ta paistab nagu rohkem ka läbi, aga sellegipoolest ta jääb väga kiireks ja väga tehniliseks katseks, et ka seal on väga palju pikki kurve muutuvate raadiustega ja see teebki selle katse omapäraks, sest on tuntud teatud sillakohad ja... Kui me alustasime, siis Kaugatamaa oli nii, et meie meelest oli see lageda peal ja mis seal kõik ühesugused kurvid ja siis ta oli kas 3 kilomeeter ja panime korralikult sinna üle kiviaedad ja mitu korda üle nina. Et eks ta selline salakaval on, aga nüüd viimasel ajal ta on läinud muidugi suht kiireks, et selles mõttes järjest kaugemale lendavad, aga ikka firma märk. Me oleme tulnud siia Kuressaare külje alla. Vaid 3 kilomeetrit jääb siit Kuressaare linna ning siit jookseb mööda ehk vast Saaremaa kõige tähtsam tee, see on Kuivastu maantee. Aga aastaid tagasi sõideti sellel samal maanteel kuulsal Upa kolmnurgal rallit ning uskuge või mitte, see rajaäärde oli kogunenud tuhandeid pealtvaatajaid, et saada osa Saaremaa ralli toonasest publikukatsest, kus siis oldi rajal mitte üksi, vaid lausa korraga. 5 autot läheb korraga rajale. Pealtvaatajatele suur palve, kes te olete seal tee peal. Head pealtvaatajad, palun läheme kõik maanteekraavi. Upa ringrada ei olnud tol ajal ringrada, vaid tal oli 2 haara. Üks oli siis Leisimaantee mustkattega ja teine oli Kuivastu maantee mustkattega. Ja siis, vaat enam ei mäleta, kus see kliks tuli, et võiks ju selle 3. ka ära teha, et siis saakski niimoodi ringi sõita. Olgugi, et tal oli suur puudus, et kõik on vasakule poole kurved nagu. Ja sellele tol ajal siis kruusateega olevale kattele teele me mõtlesime, et teeme väikse S-i sisse. Aga kuna muldkeha oli kõik valmis juba, siis ei hakatud seda nii palju muutma, aga tol ajal oli see kommunistlik partei, nagu öeldakse, mida me kõik ei taha, mitte keegi ei taha kuulda, aga vaat siis oli üks instants, kes ütles, et nüüd see tee tuleb ära teha ja see tee tehti ära ja sõit läks lahti. Tähendab, keegi hakkab punnima, vastu vaidlema ja nüüd me näeme, et see on päris 10 aastat toimus seal see sõit. Viimastel aastatel on Saaremaa ralli teise päeva publikukatseks olnud Oriküla paarisrada, mis on tavaliselt läbitud 2 korral, kord eraldi katsena mees mehe vastu heitluses, teisel korral juba eraldi kiiruskatse osana. 80ndate keskpaigas hakati korraldama ka kiiruskatset Kuressaare kesklinnas ning see tõmbas samuti kõvasti rahvast ligi. Eks selline majade vahel kihutamine viis nii mõnegi pere aia minema, aga ei olnud sellest hullu miskit. Hiljem kandus kiiruskatse Kuressaare linnatänavatel üle õhtusele ajale ning sellest sai ralli esimese päeva tõmbenumber, kuigi sõitjad on ise nende katsete kohta öelnud erinevalt, kes nimetab neid Mikihiire katseks, kes teisiti. Igal juhul on selliste katsete puhul selge see, et võita saab siin vähe, kaotada aga eksimuse puhul vägagi palju. Korra on sõidetud publikukatsega Kuressaare lennuväljal, mis pani muidugi korraldajad üsna keerulisse olukorda, sest rada tuli maha panna ja üles võtta meeletu kiirusega, et lennukite tõusmiseks ja maandumiseks ette nähtud rajad nii-öelda taas lennukõlblikud oleksid. Aeg teha tutvust mehega, kes Saaremaa rallil võidutsenud 5 korral. See on rohkem kui keegi teine.
Praegu Harju Keki ralliklubi vedav Ivar Raidam on Saaremaa rallil võidutsenud 91., 92., 94., 98. ja 99. aastal. Kaardilugejateks on olnud Margus Karjane ja Robert Lepikson. Sinule kuulub ka Saaremaa ralli üldvõitude rekord 5. Keegi sellele numbrile praegusel hetkel lähedal ei ole saanud. Kas see rekord sulle endale miskit tähendab ka? 5 võitu on ikka teeb rõõmu, et ühte rallit on 5 korda võidetud, et võib-olla tagantjärgi on kahju, et me seda nii vähe kordi sõitsime, kuna ta oli hooaja viimane võistlus ja tavaliselt oli juba ennast nii ära kulutatud, ma mõtlen materiaalselt poolelt, et tavaliselt me jätsime Saaremaa ralli tihtipeale vahele, et ei tulnud lihtsalt omadega välja, et hooaeg oli nii pikk olnud ja kulutusi palju ja mis selle edu võtti on, et 5 korda Saaremaa rallil pjedestali kõige kõrgemal astmel olete olnud? On õnne olnud ja kõike, aga mulle meeldib selline sõit, kus on, ütleme, väga rasked olud, et seal võib-olla see ainult üksinda see uljus ja see ei tule nii palju välja, et Saaremaa on alati nii ettearvamatu olnud, seal on teeolud nii erinevad, kõik kiiruskatsed on olnud lund, vihma, kuiva, et nagu kõike. Kas ta annab rallimehele sellise päris tõsise väljakutse sellega? Ma arvan küll, et selline rada, kui seal nagu toime tuled, et siis mujal on tunduvalt lihtsam. Kas nüüd, kus 5 korda oled sa seal rallil võidutsenud, on mõtted olnud ka, et näiteks veel minna ja sõita Saaremaa rallit, sest sa küll oled öelnud, et ralliga on ühel pool, aga mitte vist päris lõplikult? Ma ei tea, võib-olla kunagi, kui seal historic rallide klass on, võib-olla siis, et... Kui 1988. aastal käis nullautoga Saaremaa rallit sõitmas kuulus Soome rallimees Samsa Junnila, siis avati teega teistele välissõitjatele. 1993. aastal oli aasta varem nimetatud naiste maailmameistrivõistlused rallis võitnud Lanna Eija Jurvanen, kes pidas maha duelli eelpool mainitud Ivar Raidamiga. Oligi seal väga tihe konkurents, et ma ei mäletagi, üsna sekundis sõit ja see oli esimene hooaeg nagu 4-rattaveoga ja eks ma seal vähe uljaks läksin. Ja sinna siis võit läks? Ei tea, kas võit, aga selles mõttes auto ka. Seega, alles aastal 1993, 26. Saaremaa rallil läks võit esimest korda Eestist välja Soome Eija Jurvanenile ja Tomi Tuomisele. Viimane on olnud nii Sebastian Lindholmi kui ka Kristjan Sulbergi kaardilugejaks nii Soome meistrivõistlustel kui ka maailmameistrivõistlustel. 1995. aasta oli tähelepanuväärne mitme asja tõttu. Esmalt oli stardis selline tugev piloot nagu Sebastian Lindholm, kes ralli võitis ja ette rutates olgu öeldud, et Lindholm võitis ralli ka järgmisel aastal. Teine seega selgitab all olevat pilti, mis oleks justkui talverallit, samas aga ei ole, sest just selle aasta üllatas sõitjaid lumesajuga. Kui 90-ndad tõid Saaremaale juba nimekaid välissõitjaid, siis korralduse poolelt läks asi raskemaks. 1996. aastal võttis Saaremaa ralli korraldus enda peale Lions Club Sõrve. Kõige raskem oli 96, kui kogemust polnud ja tänu Autospordiliidu inimestele sai see asi ikka teoks. Ja mis siin salata, eks oli ju väga raskeid avariisid, et sellised asjad käivad ikka korraldajal ikka väga läbi, et need on nagu kõige raskemad ajad olnud. Õnneks ei toonud need aastad ainult muret. 1997. aastal kõige kuulsaim rallimees Marko Märtin koos Toomas Kitsinguga. 1996. aastal